Tere õhtust, head spordisõbrad! Tere õhtust! Tervist! Nagu näete, spordisõprade saade on kolinud siis suvisesse stuudiosse. Oleme tulnud siia Schnelli staadionile Toompeale, kus on siis kõik võimalused ka sporti teha, mitte lihtsalt stuudios istuda ja seal juttu ajada, vaid siin on olemas korvpalliväljakud, siin on jalgpalliväljakud, kergejõustikustaadion, jõumasinad ja nii edasi. Nii et tegelikult ma arvan, et ideaalne koht, kus spordisõprade saadet suvel teha. No see staadion on tõesti võimas ja ilus ja kõik on ideaalne, ma ütleks siin selle kohta. Ja tegelikult meie suvistes saadetes hakkamegi siis tutvustama spordisõpradele Tallinna sportimise võimalusi ja tegemist ongi siis esimese kohaga, kus me oleme võib-olla siis näitamas spordisõpradele, et mida siin üldse teha saab. Ja tegelikult, kui meenutada natuke ajalugu, siis meie esimene saade ju oli ka siit ja siis näitasime, kuidas siin toimus ilus tänavakorvpalliturniir. Absoluutselt ja tegelikult just korvpall on see, miks väga paljud spordisõbrad on just selle staadioni üles leidnud. Siin on, ma arvan, et Tallinna linna üks parimaid korvpalliväljakuid. Kindlasti. Aga nüüd, kui möödunud nädala juurde minna, mis siis olid tippsündmused? Sündmusi oli ju meeletult palju. Tegelikult, kui siit korvpalli juurest edasi minna, siis mina lisaks loomulikult jalgpalli Euroopa meistrivõistlustele jälgisin ka korvpalli ja lõppesid ju NBA-s mängud ja Miami Heat tuli NBA meistriks. Nagu ma ennustasin, Heat oli kõige võimsam ja finaalis, mis juhtus Thunderiga, et oodati ju Thunderi ülekaalu ja tuli hoopis 4-1 ja kindel seeriavõit ja viimane mäng ka üpriks kindlalt. No ma usun, et seal on päris palju nüansse, et üks on kindlasti see, et Thunderi meestel võib-olla selline nooruslikkus, uljaspea selline suhtumine, et see ikkagi natukene jäi Miami meestele nagu varju, et Miami ikkagi võttis oma ära seal noorte käest. Eks James tahtis ka seda väga. Eks pärast seda, kui esimene mäng ära võideti, tunti võib-olla natukene juba liigset enesekindlust, et oldi ju tuldud San Antonio Spursi vastu sellised seeriad, kus viimast 4 mängu võideti, siis võideti ka Heati vastu esimene mäng ja see teine mäng läks ära kodus ning pärast seda hakkasid mehed juba natukene väristama. Ja muidugi teine asi, mis mulle silma jäi nendes mängudes oli ka see, et natukene võib-olla ikkagi jalg oli kuidagi pehme lõpuks juba, et ei tea, kas võib-olla siis Thunderi meestel ei olnud seda püssirohtu lõpuni see jõuaeg. Igal juhul tundus, et Miami oli nagu valmis seda seeriat kas või 7-mänguliseks pidama ja oleks valmis olnud. Aga kui vaadata Thunderi meeskonda, siis neil tulevikuks on materjali rohkem kui küll, sest see meeskond on võimas ja nagu öeldakse, spordis on selline kuldne reegel, et selleks, et võita, pead sa olema ka kaotanud ja ma arvan, et see kaotus tegelikult kokkuvõttes võib veel väga kasulik olla Thunderile, et poisid said nüüd oma kaotused kätte ja vitsad kätte ja nüüd järgmine hooaeg siis panevad võidu peale. Tõepoolest, et põhitegijad on ju tegelikult 22-23 aastased, et neil on veel aastaid ees küll ja küll. Aga kui veel korvpallist rääkida, siis Eesti naistekoondis pidas ka järjekordse EM-valikmängu ja paraku tuli taas vastu võtta kaotus, seekord siis Montenegrolt, kes eelmisel EM-il sai 6. koha, nii et tegemist tõesti väga tugeva naiskonnaga ja nagu ütles ka pärast mängu Eesti koondise peatreener Janus Levkoi, et tõesti olid vastased teisest klassist. Aga neid sündmusi mul on siin terve rida ees. Kergejõustik, kõik kahtlemata oli teema, et Ashton Heat on maailmarekord 10 võistluses. Et see mees on ulme, tal on sellised võimed ja kui ta nüüd saaks veel heitealasid tugevamaks, siis sealt võiks tulla püüdmatu rekord. Jah, siin 100 meetri jooks 10-21, kaugushüpe 8-23. Ja need ei ole isiklikud, need on selle seeria sees. Jooksualad on kõik muljet avaldavad, aga muidugi jah, kettaheide vaid 42-81, nii et kui poiss saaks veel tehnikat ka lihvida enne Londoni olümpiat, siis mine tea, ehk Londonis sünnib ka üks suur tulemus. No mees peaks jälgima, ma arvan, eelkõige Aleksander Tammertit, kes siis sai tegelikult nüüd möödunud nädalal hakkama tõesti super tulemusega. Ja Tammert heitis siis Klaipedas 66-58 ja meil on siis nüüd võib öelda, et tõenäosus võita Londoni olümpiamängudelt medal järjest suurem, et meil on juba 3 meest, kes tõenäoliselt suudavad põhivõistluse ennast heita ja keegi neist ikka suudab siis ka korraliku heite seal teha. Sest 66-58, kui ta võitis 2004 aastal olümpiapronksi, siis ta heitis 66-66, et peaaegu sama tulemus heita ka olümpial, siis võib medal taskus olla. Muidugi praegu on ülivõimsad, on ju Harting ja Alekne. Ja Alekne pani 70-28 samal võistlusel, nii et 70 meetri mehi seal jätkub. Aga samas 5. olümpiamängud juba siis Tammerti jaoks, nii et jääme lootma, et amatöörsportlane suudab üllatada kogu maailma. Siin, kui veel möödunud nädalast rääkida, siis motosport samamoodi pakkus mitmeid põnevaid lahinguid, et vormel 1 Euroopa GP võitis Fernando Alonso ja poodiumil oli koguni siis 3 maailmameistrit korraga endist Alonso, Kimi Räikkönen ja Michael Schumacher lõpuks ometi poodiumil ja muidugi rallifännidele minule valmistas Ott Tänak taaskord väikse pettumuse, keerates 3 katset enne lõppu autole katuse.
Nii oli, aga nagu spordisõbrad on juba märganud, siis meil kõikidel on jalgpallisärgid seljas. Minul Hollandi särk juba välja langenud meeskond, aga eile õhtul siis pidasid Itaalia ja Inglismaa suure penaltiseeria ja nagu ikka kombeks on. Meie Jaaniga vastasseisudes väljasin võitjana mina. Ja ütleme nii, et uskumatu, aga seekord siis võitis jah Itaalia ja penaltitel Inglismaa jätkab ebaõnne jada. See on lihtsalt... Juba 6. suurturniiri järjest tegelikult penaltitega niimoodi välja langenud. See on nagu crazy. Aga tegelikult, kui vaadata mängu, siis Itaalia oli väärt seda võitu, sest kogu mäng domineeriti ja oli neil ju ikkagi tohutult võimalusi. Ei saa muidugi öelda ka, et Inglismaal ei oleks olnud. Väga hea mäng oli. Tõesti niisugune mäng tempokas, kui võrrelda nüüd siin Hispaania ja Prantsusmaa mänguga, kus Hispaania oli nii selgelt üle, et see oli lihtsalt nagu koolipoisid versus mängumehed, siis nüüd oli mängu. Inglismaal olid omad võimalused, kohe algus oleks võinud mõlemad meeskonnad ära lüüa, kus Daniele De Rossi kõmmutas posti ja Glenn Johnson ei suutnud paarilt meetrilt Buffoni üle kavaldada. Et Inglismaal olid oma võimalused, Itaalia oli parem ja eriti muljetavaldav minu jaoks oli Mario Balotelli, kes täiesti tühjast kohast suutis tekitada võimalusi. Mul muidu see mängija väga ei meeldi, aga jõuline ja super ta oli tegelikult eile. No eks sealt tuli välja see, et kui mehel oli nagu rohkem aega mõelda, mida palliga teha, siis tavaliselt mees ei suutnudki otsustada, aga kui oli vaja kohe kõmmutada, siis on mees tõesti supervõimetega. Aga iseenesest ma ei ole, ütleme, nii põnevat 0-0-ga lõppevat mängu, ma arvan, varem näinud. Jah, tegelikult ajalooline kohtumine, sest kõik ootasid, et võib-olla on nüüd läbi aegade siis esimene suurturniir, kus mitte ükski mäng ei lõppe 0-0, aga lõpuks ikkagi see lõppes 0-0. Aga samas tõepoolest 0-0 kohta ikkagi meeletult palju võimalusi ja ikkagi väga avantüürlikult mängisid mõlema meeskonnad. Ja poolfinaalis nüüd siis Saksamaa, Itaalia ja Portugal, Hispaania, et no Hispaania näitas viimase mänguga, et neil on seda enesekindlust ikkagi nii palju, olgugi, et neil ei ole David Villat ja siin Pujoli, aga see enesekindlus ja jõud seal mängus, see kiirus, kõik uskumatu. Jah, et me ennustasime üks kuu aega tagasi, et finaali jõuavad Hispaania ja Saksamaa, aga tegelikult arvestades, mis on sel hooajal siin jalgpallis toimunud, siis pole ka mingi ime, kui jõuavad just Itaalia ja Portugal hoopis, sellepärast et võtame näiteks meistrite liiga, kus kõik olid kindlad, et üks suurtest Hispaania klubidest sinna jõuab, aga kokkuvõttes jõudis ikkagi hoopis Chelsea ja Bayern või võtame näiteks kui me räägime Hispaaniast, siis tegelikult Hispaania, ma arvan, et on ikkagi praegu Euroopat valitsev meeskond, sellepärast et Euroopa liigas jõutis ju koguni 3 Hispaania klubi 4 parema hulka. Poolfinaalis 2 Champions League'is. Tegelikult oleks huvitav näha, kuidas Cristiano Ronaldo võetakse Hispaanias vastu, kui ta nüüd Hispaania koondise kukutab mõne väravaga poolfinaalis. Tegelikult oleks ju ilus näha, kuidas pääseks finaali Portugal ja näiteks ütleme Saksamaa. Mulle meeldiks. Jah, et igal juhul Hispaania, ma arvan, valitseb praegust, ta on ju ka Euroopa valitsev meister ja maailmameister 2010, nii et selles mõttes Hispaania valitseb praegu ja ma ei imestaks tegelikult, kui Hispaania ikkagi lõpuks selle tiitli ära võtab jälle. See ei oleks midagi üllatavat. Aga samas mida näitas Saksamaa Kreeka vastu, et Saksamaal on seda reservi ka, ütleme siin sellised poolvarumehed võivad mängida ja väravaid lüüa, sest seal lõid ju väravaid Laam, Kedira, Marko Reus ja Miro Klose, et mehed, kes sel turniiril enne ei olnud löönud, nüüd hakkasid äkki sealt kõmmutama. No mina ka oma raha Hispaania peale ei paneks, sest ei ole ju keegi veel Euroopa meistritiitlit kaitsnud kunagi, nii et arvan, et see traditsioon jätkub. Aga vaatame, mida sellest kõigest arvab Arno Pijpers, sellepärast et teatavasti me vestlesime temaga siis juba enne veerandfinaalide algusteks, aga Arno Pijpers kindlasti suure Hollandi inimesena hoidis pöialt Hollandile ja saame siis minna korrakski jutuga tagasi Hollandi meeskonna juurde ja vaatame, mida Pijpers Hollandi ebaõnnest arvas. Now, I analyzed last week's Portugal and Greece, so I saw them close playing, also Czech, and they did something special. They surprised to go through. I think the final will be Spain-England. Spain-England? Yeah. Why so? No, I'm very surprised about England, and it was not a real surprise. I think they have a new team. They had always very high, sky-high expectations from the team, and now it's calmed down, so everybody is happy with the team on itself. I think that's it's a very positive thing for them. And Spain is still exceptional in their players.
Germany is also very good, so it's just a prediction. Yeah. But you must know what happened to the Dutch national team. No, I didn't know, but I knew before the tournament. I said already that in the World Championship things went very well. So it was also not a new team, but they were a coming team with coming feeling to have some extra success. They had some games where they were a little bit lucky, everything went well. And my idea is when they started this tournament, they were in a kind of favorite role, and they wanted to put themselves also in this role, and that's not realistic because Holland is still a small country with some very good players, but it's also so small that still you are missing always a couple of positions which are not so strong. So this time left central defender position, the left defender position was a very young player. He did very well, but you could see that he had not this experience. So if you're missing 2 or 3 players in the strength of the team, then you got already problems. And so if you're lucky, everything is going well, it's okay. But now they had this first game against Denmark, which was a very unlucky game, I think, because I think it was okay that Denmark won. But if you see the game back and you see so many possibilities, and then it was also possible to win the game, then you should have also another game against Germany. So I think, yeah, it's happening. And it's also a normal thing if you are smaller and you have too much expectation. No peab muidugi Arno Pijpersiga nõustuma selles osas, mis puudutab Hollandi koondist ja mina muidugi vahendasin siis Hollandi koondise särgi praegust Portugali vastu, sellepärast et see oleks ikka jube lahe, kui Portugal ja Itaalia oleks finaalis, et see oleks samasugune üllatus, nagu oli meistrite liigas. Noh, jah, Portugalil ma võimalusi näen, Itaalial ma erilisi võimalusi ei näe, ma tunnistan, et Saksamaa on nii võimas olnud, et minu favoriit sellel turniiril oli algusest peale Saksamaa ja finaal kipub tulema ikkagi Saksamaa, Hispaania ja siis võidab Saksamaa seekord. Samas Itaalia võib suuta ikkagi kaitseliini nii kinni panna, et Saksamaal ei teki sealt võimalusi ja kui näiteks mäng läheb jälle samamoodi penaltiteni, siis on juba Itaalial nii-öelda head kogemused ja hea selle võidu pealt nüüd minna. No mina ennustasin ka ikkagi ju see Saksamaa-Hispaania finaali, aga ikkagi igal EM-il on alati mingisugune üllatus toimunud ja see ei ole veel ühtegi üllatust toimunud, et nüüd oleks nagu viimane aeg, et kui võtame siin 2004, kui Kreeka võitis või 96, kui Tšehhi jõudis finaali või 92, kui Taani võitis, siis tegelikult neid üllatusi on alati olnud, et nüüd on siis, ma arvan, Portugal võib-olla see meeskond, kes võib olla veel ainukene, kes rikub suurte peo ära nii-öelda. Ta ei ole nüüd nii suur üllatus tegelikult, ta ei oleks, kui ütleme siin Taaniga võrrelda, eks ju, et ta ei ole nii suur üllatus, aga ütleme siis, kui Portugal tiitli võidaks, siis see oleks küll, see oleks üllatus. Aga ikkagi oleks piisavalt suur üllatus ka see, kui nad nüüd poolfinaalis võidavad, siis Hispaaniat peetakse favoriidiks. Hispaania on tiitlikait ja valitseb maailmameister selle lisaks ja olgem ausad, ega keegi ei oota seda, et Portugal sealt võitjana väljuks. Aga nagu Revo ütles, et tõesti üllatusi alati juhtub ja ma arvan, et just selles poolfinaalis see juhtubki. Ja tegelikult üllatusi on olnud ju ka sellel hooajal kõikides pallimängusarjades, et võtame kas või Pireoluse olümpiaakose võit korvpalli Euroliigas, eks, et keegi ei uskunud ju hooaja alguses, et Pireoluse olümpiaakos võiks võita Moskva CSKA-d finaalis näiteks. Final Fouriski ei usutud seda veel. Või et meistrite liiga finaal, kuhu jõuavad lõpuks ikkagi mitte Barca ja Real, vaid hoopis Bayern ja Chelsea, eks. Nii et selles mõttes üllatuste rohke aasta on olnud pallimängudes ja ma arvan, et need üllatused jätkuvad ja eks siis näis, kui kõva see Cristiano Ronaldo on, et mul on siin number 7 särk ka, nii et ma usun, et kui keegi nagu võib seal mingi eriti suure üllatuse korda saata, siis Cristiano Ronaldo, kes on väga osav ikka tegelikult. Aga nüüd, kui üllatustest rääkida, Eestis algab U19 EM, et äkki Eesti suudab sellel turniiril ka üllatada kogu maailma, et avamäng on neil just nimelt Portugali vastu 3. juulil. Võib-olla suudavad ka, ütleme, poolfinaali, finaali jõuda Eesti koondis. Jah, et oleme vestelnud siin meeskonna kapteniga, teinud intervjuusid ja oleme ka peatreeneriga rääkinud ja tegelikult tundub, et Eesti vist on selleks turniiriks vähemasti valmis küll. Eks näis, kui seda, et nad Euroopa meistriks tulevad, seda ei usu muidugi keegi, aga miks mitte üllatada siin alagrupis? Ja alagrupp on muidugi ülitugev, et alagrupis on Portugal, Hispaania ja Kreeka Eestil, nii et raskeks läheb, aga korraldusõigus meile anti, mehed mängida saavad, miks mitte. Ma loodan küll, et tuleb midagi ilusat.
siin spekuleeriti ju aastaid selle üle, et kumb juhtub siis ennem, kas Eesti jõuab mänguliselt Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile või peab ta selleks korraldama Euroopa meistrivõistlused Eestis, et saada mängida finaalturniiril. Ja tegelikult eelmine aasta tõestas, et Eesti ikkagi mänguliselt on reaalsem. Ja tegelikult see, et Eesti U19 koondise finaalturniiri siia sai, on ju paras ime, et ega kõik tahavad seda endale saada, sest see on ikkagi see, mida ka taevakanalid näitavad ja kõik tahavad seal osaleda, kõik tahavad seda ise teha. Selle turniiri puhul ongi just see, et riigid tahavad seal sellepärast, et siin on vähem osavõtu riike, kergem korraldada, aga juba on sellised maailmanimed olemas meeskondades ja ta on vaadatav, silmale on ilus juba see mäng ja U19 on võimas. Aga nüüd ütleme siin Eesti sellest korraldusõigusest rääkida, siis EM-i saada ainukorraldajana on ilmselgelt võimatu. Just eriti, kuna läheb ju 24 meeskonna peale Euroopa meistrivõistlused varsti. Aga ühe korraldaja linnana, miks mitte, kui ütleme selline Põhjamaade ühisturniir tuleks ja siis saaks Eesti võib-olla korraldaja linnana. Nii on, aga vaatame siis, kuidas Eesti sai õiguse U19 finaalturniir siin korraldada. Hetkel on Poolas ja Ukrainas toimumas A-koondiste Euroopa meistrivõistlused jalgpallis ning peale selle turniiri lõppu juba 3. juulil algavad Eestis U19 koondiste vanuseklasside Euroopa meistrivõistlused. Meil võistlused toimuvad 3 Eesti linnas, Tallinnas, Rakveres ja Haapsalus ning finaal toimub 15. juulil siinsamas A. Le Coq Arenal. Anne, kuidas hetkel seis on? Kas Eesti on selliseks turniiriks valmis? Valmis oleme kindlasti, et me oleme selleks ju valmistunud juba 2 aastat, et nüüd oleme lihtsalt nii-öelda finiši poole teel, et tuleb teha viimased jõupingutused, et kõik saaks hästi organiseeritud. Kuna tõesti võistkonnad selgusid alles juuni alguseks, kes meil üldse osalevad turniiril ja samuti mängude graafik kinnitati UEFA ja Eurospordi poolt 12. juuniks, siis see kõik seadis nagu meie jaoks tingimuseks selle, et me enne ei saa trükkida valmis mängude reklaame, üksikmüüki ei saanud pileteid panna, kõik see pool. Et me teadsime seda ette, me oleme selleks valmis, aga siiski töökoormus nagu viimaseks 3 nädalaks on nagu päris suur ja samamoodi ka meeskondadele kõik organiseerida vastavalt nende nõudmistele, nende majutused, treeningud, kõik see pool, transport, et see kõik nüüd tuleb alles praegu, et meeskonnad peavad oma graafikud meile teatama 26. juuniks, et pärast seda saame meie hakata alles neid panema paika, et eks ta saavad olema tihedad nädalad siin, aga tegeleme. Eesti alla 19-aastaste meeskond kuulub ühte alagruppi tiitlikaitse Hispaania, Portugali ning Kreekaga. Turniiri suuremate favoriitide hulka kuuluvad veel Inglise ning Prantsuse koondis. Omi võimalusi sel turniiril näeb U19 koondise peatreener Arno Paipers ka Eestil. Team is ready. We are still busy, so we have a training camp this week and next week again, a couple of days. But let's say today we did a kind of physical test, small-sided games, and to see how fit the players are, but also how mentally fit they were to play these games, and it looked okay. Alla 19-aastaste EM-il on läbi aegade säranud tuntud itaallased, näiteks nagu Gianluigi Buffon, Francesco Totti ja keskväljamaestro Andrea Pirlo. Prantslastest maailmameistrid Thierry Henry ning David Trezeguet. Mainimist väärivad vaieldamatult ka 2010. aasta maailmameistrid hispaanlased Fernando Torres, David Silva ja Sergio Ramos. U19 Euroopa meistrivõistlused kulmineeruvad 15. juulil toimuva finaalmänguga. Aga nüüd on siis põhjust rääkida Schnelli staadionist, sellepärast et tõepoolest siin on vaieldamatult Tallinna linna kõige parem korvpalliväljak ja selle on avastanud paljud spordisõbrad. Enamus neist käibki siin lihtsalt korvpalli patsutamas ja võib-olla kasutab ka natuke jõumasinaid ja jalgpalliväljakuid juba kasutatakse võib-olla ainult need, kes siis käivadki jalgpallitrennis. Aga meil on siin endine korvpallur olemas, kes võib siis oma silmaga nagu tutvuda ja öelda, et mis sa nendest korvpalliväljakutest arvad? No nii nagu sa ennem ütlesid sissejuhatuseks, nüüd on tõesti Tallinna kõige paremad väljakud, et isegi tänase ilmaga, kus on selline niiske ja märg, siis selle väljaku peal on võimalik täitsa normaalselt mängida. Ja arvestusega, et neid on siin lausa 2 kõrvuti, siis on ju väga hea siin igasuguseid võistlusi pidada ja sõpruskondadel kokku tulla, nii et igati hea koht. Ma olen siin õhtuti mängimas käinud ja tihtipeale isegi näiteks paar päeva tagasi oli Kaido Saks siin mängimas, nii et kuna see väljak on niivõrd hea kvaliteediga, võib näha siin ka endiseid tippe ja siin saab 5-5 vastu mängida, nii et see on nagu suur eelis võrreldes nende asfaldiväljakutega. Loomulikult, vigastuste oht on palju väiksem võrreldes asfaldiga ja tegelikult koht on ju ka super, et igast linnaosast ühepikkune tee kesklinna
ja tipud kindlasti arvestavad oma tervisliku seisundiga rohkem võib-olla kui tavaharrastajad ja see ongi see põhjus, miks just selle konkreetse sportkoordi peal kõige parem nagu mängida on. No samas kuuldavasti siin peetakse ka erinevate liigamänge, nii et kas me võime ka öelda, et mõni õhtu satud siia, siis ei saagi mängida, sellepärast et siin on niivõrd tihe programm? Jah, sellel aastal käivitati siis Rahvaliiga, suveliiga ja see toimub siis üle kolmapäeviti 2 korda kuus, õhtul kella 6 kuni pimedani välja, turniirisüsteemis 5 etappi. Sellel kolmapäeval juba teine etapp lõpeb see ära augustis ja augusti keskpaika on planeeritud siis Tallinna meistrivõistlused 5-5 tänava korvpallis. Aga kui palju on veel selliseid, ütleme, väljakuid Tallinnas üldse, kus linlased saavad tasuta korvpalli mängida? Noh, eks neid koolide juures asfaltväljakuid on ja on mõned puitkattega väljakud ka, aga konkreetselt sellise hea varustuse ja põhjaga platse ei ole kahjuks. Aga kas on plaanis ehitada midagi sellist, nagu siin on veel kuskile, et no see on ju super, aga kindlasti ka kallis? On olemas projekt ja ka töid alustatud Lasnamäel Koorti tänaval oleva Lasnamäe spordikompleksi juures või sportmängude maja juures, kus meil on plaanis teha samasuguste katetega 3 väljakuga keskus. Aga kaugele see plaan jõudnud on? See plaan on jõudnud nii, et on killustik-alused on platsidel olemas, edasised tööd sõltuvad sellest, kuidas on linna rahaline seis. Aga kui palju üldse on väljakuid Tallinna linnas, kus möödi saaks mängida? Korvpalli, jalgpalli ja võib-olla jõumasinad? No kokku selliseid ühikuid nii-öelda objekte on meil üle 200. Nii et mis on siis, kas kuuluvad, ütleme, linnale, kuuluvad riigile, kuuluvad erale, et neid on 200-300 vahel vastavalt statistikale ja ma usun, et spordisõber, kes tahab midagi teha, no kindlasti saab harrastada vastavat spordiala. Mis puudutab nende platside puhul, sellesse vabadesse aegadesse, et tuled ja näed, ei olegi võimalik, siis meie ameti koduleheküljel on eraldi Snelli staadioni link olemas, kus on ka ajakava vastavalt sellele, kes siin treenib ja seal saab kinni panna ja saab nii-öelda rentida omale treeninguaega, nii et siis ongi kindel, et sul on olemas. Aga mis siis ikkagi selle Snelli staadioni siin nii eriliseks teeb, et asukoht on super ja siin on kõik hea, aga miks ikkagi siin? No tegelikult on nii, et mis on selle esimene eesmärk selle kompleksi puhul oli võimaldada vanalinnas või kesklinnas olevatel koolidel korraldada oma kehaskasvatuse tunde ja spordipäevi, sest kahjuks vanalinnas asuvatel koolidel ei ole seda oma staadionit ja oma nii-öelda korvpalliplatse olemas. Ja teiseks on see, et lisaks ütleme, koolidele, kes siin tõepoolest väga agaralt toimetavad, on õhtud täis ka kergejõustikutrenne näiteks ja ka korvpallitrenne ja mis nagu positiivne on, mida algul nagu seda kasutegurit nagu ei osanudki nagu ette näha, oli sellesama jõulinnaku olemasolu täna, kus väga usinasti kasutatakse pärast treeninguid venitamiseks neid. Ja ma arvan, et ka iga linnakodanik, kes siin kas või teeb mingit pargis jooksu, ta saab ka siin teha oma lihastele piisavalt harjutusi. Üks selline tulevikuvisioon, mis ma loodan, et realiseerub hiljemalt järgmisel aastal, kui saab valmis kogu selle Snelli tiigi ümbruse ja selle pargi detailplaneering, siis meil on plaanis rajada sinna, kus täna on müüri ääres see plats, killustikplats, siis ranna võrkpalli selline keskus 3 väljakuga ehk et kus oleks siis võimalik tegelikult kesklinnas ka selliseid võistlusi korraldada, nagu meil suvel populaarne on. Ja tegelikult on ju siin super see, et ülevalt on publikule vaatamine, on nõlva peal istumise võimalus, et mida veel või kus siin Tallinnas veel leida sellist kohta? Võib-olla jõusaali treeningut need siin ei asenda, aga samas omaenda keharaskusega tehtavad harjutused on teatavasti need, mida soovitatakse kõige rohkem teha ja siin on täiesti võimalik ka näiteks lõuga tõmmata, külje- ja kõhulihastele kindlasti väga häid harjutusi on siin, sest oleneb, mis lihase siin pingesse paned, vastavalt sellele siis saab siin erinevaid harjutusi teha.
no igal juhul need harjutused, mis siin tehakse, väga paljud nendest on ikkagi sellised vastupidavusharjutused, et kui me jaotame jõutreeningu väga mitmeks, on plahvatusharjutused, vastupidavusharjutused, lihas, jõu vastupidavus ja nii edasi, siis enamus need harjutusi, mis siin teha saab, on ikkagi just puhtalt vastupidavuse treenimiseks. Ja ega harjutusi ei pea tegema ilmtingimata kangide ja hantlitega, et kõige elementaarsem harjutus on ju oma keha raskusega. Me ju tavapäraselt oleme kõik lapsepõlves teinud kükke ja kõhulihaseid ja lõuga tõmmanud ja kätekõverdusi teinud, et see ongi nagu harjutused oma kehaga. Aga siin need masinad aitavad kõik sellele kaasa. Et ma arvan, et igati nagu väärt lahendus on siia tekitatud. Aga mis näiteks siin teha saad? Oskad sa näidata ka, et mis näiteks sellise munaga nagu kasutegur võiks olla? Ma olen omal ajal ülikoolis samalaadse asja peal pidanud kahjuks 2 kuud olema, et tegelikult on see inimese nagu tasakaalu hoidmiseks, et sa käid nagu kõik need ääred läbi ja kui sul ei ole tasakaalu, siis sa võtad siit kinni ja saad nii-öelda ravida oma hüppeliigeseid ja treenida tugevamaks neid kõõluseid ja asju, et see on selline tasakaalu masina moodi värk. See venitamise ja selline lahti venitamise ja selline pool on tihtipeale unustatakse ära selle suure sporditegemise juures. Ma julgen ka enda koha pealt seda öelda, et ega mul pole kunagi meeldinud venitada ja sellepärast ma täna nagu poolvigane ka juba olen, eks ole, aga siin ongi nagu üleskutse kõigile noortele, et seda tõsiselt võtta ja kindlasti selliseid venitusharjutusi saab nii enne kui ka pärast tugevat treeningut teha. Pärast on ta igal juhul kasulik selleks, et sa venitad oma need pinges olevad lihased ikkagi jälle lahti nii-öelda. Aga nüüd me oleme siis jõudnud jalgpalliväljakule ja tegelikult hea uudis on see, et siia võivad siis kõik mängima tulla, ma saan aru. Jah, põhimõtteliselt, kui ei ole siin kellelgi broneeritud, organiseeritud treeninguks aega, siis tavarahvas võib tulla ja rahulikult palli togida. Selles mõttes üsna haruldane, et tavaliselt sellistel ilusatel väljakutel, kus on kunstmuruväljak, on ikkagi eeldab see seda, et sul on tiim ja sa paned selle tiimi kirja ja siis tulete koos selle tiimiga siia trenni tegema, aga siia saab siis igaüks söötma tulla. Noh, targem on ikkagi kirja panna, sest et ja nii-öelda omale aeg kindlustada, sest ega siin neid vabu aegu võib juhtuda, et õnnestub, et kedagi siin ei ole, aga väga palju on ka meil ära broneeritud juba aegu, nii et selles mõttes on ikka targem kindlustada ära oma tagala. Palju Tallinnas muidu neid kunstmuru väljakuid on, kus saab vabalt käia mängimas või ka tavaväljakuid, ütleme? Noh, eks nad ikkagi paiknevad kunstmuru väljakud, kas reeglina, kas siis meie spordikeskuste juures või siis koolide juures, et seal tuleb ikka konkreetselt kokku leppida juba kohaliku nii-öelda personaliga, kes seal seda haldab, et päris nii vabakäigu võimalust ka ikka päris ei ole, aga kokkuleppel kindlasti on võimalik seal oma sõpruskonnaga tulla mängida. Aga spordisõprade saade siis koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga tutvustab suvel erinevaid sportimisvõimalusi tallinlastele ja ma usun, et kui te need saated suvel ära vaatate, saate teada, kus on siis parimad võimalused spordisõpradel trenni teha Tallinnas, sest esimene staadion oli siis siin Snelli tiigi ääres, aga neid põnevaid kohti on päris palju, näiteks ma tean Stroomi rannas, kindlasti käime sealt läbi, on väga head korvpallivängimisvõimalused, rannajalgpall tuleb sinna ja rannavolle ja nii edasi. Aga lisaks uuele väljakule kindlasti räägime järgmises saates ka jalgpalli Euroopa meistrivõistlustest ja algavatest ja selleks ajaks ka juba lõppenud kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustest. Jah, sest see nädal algavad Helsingis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Just, ja Snelli staadion mulle väga meeldis, hakkangi siin nüüd ilmselt rohkem käima. Mina küll põhimõtteliselt jalgpalli pärast, aga mis siis muud kui külastage teiegi erinevaid väljakuid. Ja spordisõbrad siis taas teie ees juba järgmisel esmaspäeval kell 21:35. Kohtumiseni! Head õhtut!